Olen teie giidiks täna Fårösaarele. Olen kohalik eestlane, Rootsis sündinud, aga räägin eesti keelt veidi tagurpidi vahest. Nii et õppida kindlasti uusi sõnu ja väljendeid. Mul üks küsimus teile, meil on kohvipaus ette nähtud täna. Kas on mingi gluteni või laktoosi probleemidega rahvast peal? Et tuleb ekstra või spetsiaal võileibu tellida. Käsi püsti sel juhul. Ühtegi ei ole. Kõik on normaalsed eestlased. Väga meeldiv. Nii et üks hetk ma pean telefonikõne tegema enne kui me sõitma hakkame. Ei hakka liikuma. Tere tulemast siis Gotlandi saarele. Ja et mina siis Riina Noodepere, oleme teie giidiks. Ma olen siin kohalik eestlane. Teine põlvkond paadipõgene, vedame siis nüüd sadama piirkonda. Natukene ringi siin. Vaatame, siin on suured kruiisilaevad. Et võib-olla kõikidele ei jätku, aga iga... Nii. Ringi pealt vasakule.
Kõigepealt teeme väikese tiiru ümber Visby linna müüri, enne kui me hakkame sõitma siis põhja poole. Gotland on põhjast lõunasse umbes 10. Vasakut kätt jääb üks hotell, mis mõne kuuga ainult kerkis siit ülesse. Et väga palju hotelle on siin linnas ja linna ümbruses. On väga palju pildistatud piirkond. Palju gruppe seisavad siin ja imetlevad nüüd seda müüri. Ja kõik giidid käivad siin ju ja räägivad sellest, kuidas on välja ehitatud. Seoses sellega, et sõjakunst nii-öelda arenes, siis ehitati uusi seadmeid müüri juurde. Visby linnas elab praegu umbes 2500 inimest ja väga suur osa nendest on sellised inimesed, kes aastaringselt mitte südalinnas ei ela, vaid kuskil mujal. Üürivad välja turistidele, suveti ka. Oli tehas, kus tehti igasugu elektroonikajuppe. Siin oli 1700 gotlandlast tööl. Alates aastal 2000 siis hakati nii-öelda inimesi lahti laskma siit ja töö lõpetati ära 5 aastat hiljem ja see oli suur lops, 1700 inimest, eks ole, jäid ilma tööta. Umbes samal ajal siis hakati lammutama ka Visby väeosasi ja sõjaväe üksusi saare peal. Nii et väga suur segadus oli siis aastate vahel nii-öelda 2000 ja 2005. Vasakut kätt jääb Visby lennuväli ja lennujaam. Esimene lennujaam oli see väike valge maja ja kaugemale vaadates nüüd siis on uus lennujaama hoone. Siin piirkonnas on ka tuletõrjejaam. Ja kui otse ette vaadata, siis oli kunagi see mägi siin oli Gotlandi kõige kõrgem punkt, 8300 sentimeetrit. Tähendab, see oli Visby prügimägi. Rahvasuus Monte Composto. Praegu võetakse siit välja maagaasi ja kasutatakse mootorrata radadeks ja sellistes lõbustusteks. Ma räägin ühest kui teisest, aga ma vait ei ole. Usk ja lehtpuud. Ja siin kasvab üks puu, mida inimesed alati küsivad, et mis see on ja mis see on. Et see on poopuu. Võite guugeldada seda, et seda on ohtralt igal pool näha. Siin on ka teisi lehtpuid, mida kasutatakse. Männid kasvavad väga aeglaselt ja et nad on täis seda vaigupuud ja on väga head akende ehitamiseks näiteks. Nad peavad vastu siis väga kaua. Ja et see tähendab, et siin on 92 kihelkonda või sellist piirkonda, mida võib ka valdadeks nimetada, kus oli kunagi omavalitsus. Ja praegu on üks vald, üks piiskopkond, üks sõjaväepiirkond. Koristatud, kuna see on nüüd muuseum ja siin tehakse üritusi, laatasi ja siin Ortis. Siin järve rahvas, ärge ehitage rohkem puitmajasi, vaid hakkake ehitama nüüd kivimaju endale. Ja anti nendele maksuvabadust teatud aja peale seda. Ja siis hakati ju ehitama. Nii, ja siis paistab ju nüüd kätte see Bunge muuseum, kus on erinevaid hooneid näha ja
siin kasutatakse saare ekskursioone, käin looduses, näitan, mida saab loodusest ära kasutada. Ikka on ka ära ununenud, et kui ma toon Eestist näiteks kuivatatud kala snäkke ja pakun, siis ütlevad ikutad. Bravo. Jah, Fårö poole. Siin Fårösundis on üks suurem ICA-pood, kuhu vahest Fårö rahvas ise sõidab praamiga ja jätavad auto teise poole väina ja tulevad kauplusesse, kuna Fårö peal on pood alati tühi. Kohalikud kodukultuuriseltsid, kes hoolitsevad põlvkondadele. Ja sõidavad iga teise tunni või iga poole tunni tagant. Nüüd praegu on 2 praami. Fårö on Rootsile kuuluv väikene saar Ojamaast põhjas. Selle pindala on 111 ruutkilomeetrit, millest umbes 10 ruutkilomeetrit on veealad ja väiksed saarekesed. Rannajoone pikkus on umbes 97 kilomeetrit. Terve Gotlandi rannajoone pikkus on mingi 800 kilomeetrit. Saare nimi Fårö pärineb Gutni keelest. 15. sajandist on teada nimekuju Faaröina. Rootsi keeles tähendab Får lammas ja öö on saar, kuid nime esimese poole algne tähendus oli hoopis teine, sest lammas on Gutni keeles lamm ehk lamb. Faar tähendab ju midagi, kuhu sõidetakse. Ja teise etymoloogia järgi see pole üldsegi lambasaar, vaid Faaröina. Fårö looduses on hulgaliselt omapäraseid moodustisi, mida nimetatakse raukideks, rootsi keeles mitmuses raukar. Need on moodustunud jääajal erosiooni tulemusena. Peale Ojamaa ja Fåröd neid kuskil mujal Rootsis ei kohta. Kuna siin on valdav paekivi põhi, siis need on ju kuidagiviisi mere poolt ära uhutud ja kui maa on tõusnud, siis nad on tulnud nii-öelda maa peale, et me saame neid nautida. Fåröl elab vähem kui 600 inimest. Saarel ei ole panka, ei ole postkontorit, arsti ega politseid. Eelmine kord, kui ma käisin ja ütlesin seda parajasti, siis seisid mitu politseiautot siin. Aga jah, postkontor hävitati ju ammu tagasi ära või kaotati ära. Nüüd on kohalik kauplus, kes neid teenuseid pakub. Kooli ka enam ei ole, sest et koolilapsi on liiga vähe. Lasteaed on. See on nagu kooperatiiv, lapsevanemad ise korraldasid ja nad palkavad siis inimesi, kes hooldavad lapsi seal. Muidu veetakse kõik lapsed 1. klassist kuni gümnaasiumini välja, veetakse üle väina iga päev. Käivad siin Fårösundis koolis ja gümnaasiumid ei ole siin, vaid ainult Vispis ehk Ruumas. Ja siis sa pead kuskil mujal leidma omale elamise nende 3 aasta jooksul, kui käid gümnaasiumis siin saare peal. Põllumajanduskool Maarengu Keskuse juures on ka gümnaasium ja seal on ka vanemate inimeste täiendusõpped, seal tehakse lambakasvatamiskursuseid, igasugu muid spetsiaalkursuseid. Vanurite hooldekodu Fåröl alasi, kus olid on sõjaväepiirkonnad olnud. Et kui Eesti laste suvikodusse tulid Eesti passiga inimesed külla või
välismaa passidega inimesed külla, siis neid ei tohtinud kaasa võtta siia fooni. On Bergmani festival igal suvel, siis on see ju mälestustahvel kirikuõpetajate perest, kellel hästi palju lapsi oli, ka juba surnud. Ta tahtis juba enne hiilima hakata. Jah, miks ma seda praegu räägin, on, et ma ei tea, kui palju teisi busse seal on või palju rahvast kirikus on, et ma kirikus laps Saaremaalt, keda maeti sinna 1944 ja alles mõni aasta tagasi siis tehti talle nagu korralik hauatähis. Ja sinna ma viin uue Eesti lipu muuseas täna, mis peaks bussi all olema kuskil. Nii et me hoolitseme selle eest. Nii et see sellest just praegu. Nii, loodus muutub siin veel rohkem, metsad veel madalamad ja hästi palju kiviaedasi. Ja siin peaks me nägema lambaid, juhul kui nad ei ole siin puudevarjus kusagil. See sunnajavahk nagu teeb seda. Mis tol ajal ehitati, vaid et need olid siis kas kollased või punakad või hallikad või mingi teist värvi. Seal on ka näha, et isegi moodsad majad võivad selle sama tehnikaga olnud ehitatud kui need vanemad. Ja kui me seal praami järjekorras seisime, siis võime siin ka aeglaselt sõitma jääma, kui nüüd jõuame selle piirkonda, kus on see eriti huvitav maastik, et me oleme üsna ranna ääres ja kuna see on läänepoolne külg, siis on siin väga sügav kohe natuke maad väljaspool nii-öelda seda klindi äärt, siis läheb meri väga sügavaks, 70 meetrit võib-olla. Ja siin on väga tugevad voolud, et siin soovitatakse mitte ujuma minna. Aga et ülevalt on näha varsti, kuidas
see platoo nii-öelda, mis on rannajoones äkki ära. Mere peal on väga populaarne nii kevadeti meriforelli püüdmas käia. Et 90-ndatel, kui väga palju tursakala oli, siis said isegi siit tõngega tursakala püüda. Ei. Et siin on need esimesed kivisambad, nii et neid piirkondi või kohti on väga-väga palju, aga me sõidame siin näha, kuidas rannajoon on muutunud läbi aegade, kui maa on tõusnud. Ja need raugad on ju moodustatud vee all, sest kõige pehmem materjal on nagu ära uhutud. Ja kas see kõvem sisemine osa on püsti jäänud. Näete nüüd, kui kitsas siin on. Siia pandi uus asfalt katte peale eelmisel aastal ja varsti on see ka katki sõidetud, kuna liiklus on niivõrd tihe ja bussid on suured. Oli väin ja nüüd on maa tõusnud nii palju, et meri on ühel pool ja sisejärv on teisel pool. Foore saar oli ju varem ka mitu saart, mis on nüüd kokku kasvanud. Nüüd on see vaade nüüd, saame natukene kohvi ja või leiba ja see, kes tahab, ostab oma jäätist. Ja seal on ka niimoodi, on niivõrd vara, et siis ei ole eriti suurt järjekorda praami peale. Kuna päike paistab ikka veel. No nüüd mootorrattad. Fine.
kultuurikaitse all praegu. Ja loomulikult vaatamisväärsus. Säilitamast, kui minu mees hakkas õppima eesti keelt, ta on ju eesti rootslane. Ja me vahest naerame teda, teeme taga nalja. Koos Rootsi kooriga. Ja siis me pidime mingi bussiga tagasi sõitma Haapsalust Tallinnasse. Ja see bussijuht oli venelane, rääkis ju ainult vene keelt. See var nalja venelaste kohta, kuna siin oli vene laevastikud on ju siin reedil olnud 1700, mis oli. Kui keegi soovib teed vaja, muidu on otse sealt sisse majja. Väga maitsev. See on meie hapusil. Seda ei tohi lennuki peal kaasa võtta, juhul kui purk plahvatab. Et siis on ju hästi lõbus kõikidel. Siin ta ei ole kohalik lemmikkala, vaid see oli Põhja-Rootsis, kus kala soolati ja liiga vähe soolaga ja siis tekkis nagu see traditsioon, nii et paljud inimesed söövad seda, mina näiteks pärimustoit või midagi sarnast. Ja see oli huvitav, sest siis me proovisime toorest kala, mis on sügavkülmast läbi käinud ja ilma nahata fileed tähendab. Ja see oli super maitsev. Et tegelikult on ju niimoodi, et see räime maitse on ju naha all ja see on see rasv, nahaalune rasv, mis annab see räime maitse, et räimele, kui teda praetakse näiteks. Et see oli üsna huvitav, et see just toorelt saaks teha nagu sushi või sashimi või midagi sarnast. Silla ja eriti hoogu sai see küsimus, kui kool pandi kinni Foorusaarel ja lapsed pidid sõitma siia Foorusundi kooli iga päev. Edasi ja tagasi. Seal teispool seisab, et sellel läks see esimene, see fööris, see luuk, kuhul kui paat hakkab või see praam hakkab põhja minema, aga see läks ju kõik õnnelikult. Suured need praamid, nagu pikad. Aga ikkagi väiksed. Võrreldes näiteks mandril tööl. Koha peal siis on igasugused torumehed, elektrimehed, kõik need, kes ehitustöödega tegelevad. Midagi niimoodi. Siis kõikidel nendel käsitöö, ütleme, tisleritel ja ehitajatel on juba mitu aastat tööd tegelikult peale suve. Nii et nendel pole probleemi. Põletamisahi, see korsten paistab igati ilusasti. Ja üks lubja ait või laut või kõrvalhoone, millest on ainult müürid püsti.
paljudes sadamates olid sellised seadmed, et siit viidi välja nii põletatud kui põletamata lubjapulbrit ja kivi. Et igas sellises sadamas oli suured tähtsad mehed, keda me selle lubja müügi pealt. Need lubjaahjud olid ju erinevat tüüpi, aga neid tuli ju kütta puiduga. No. Ja siis jääb siia Põnge kirik. Nad võtsid nende koguduse liikmeid vastu siin tolleaegse Luteri usulise surnuaias ja et neid lasti matta sinna. See on tõesti haruldane lugu, mida kuskilt mujalt nagu ei leia. Hakkab siit kohe peal. Ja see on nüüd ju turismiobjekt, nagu ma ka varem mainisin, et siin tehakse ekskursioone, korraldatakse pidusi, laatasi ja siin on võimalik vahetevahel ka ööbida. Nii, Tingsteede kirik, mis on siis torn, igal juhul on gooti ajal ehitatud hästi suur ja uhke. Ja ülejäänud siis romaani stiilis ehitatud kirik. Et see oli täielikult jama. Siis hakati õpetaja ja kogudused on täiesti õpetajatel on niimoodi, et kuna meil on 92 kirik, siis ühel õpetajal on 8 kirik. Ja kord on öelda erinevad pead. Väga palju kontserte, eriti suleti, kulmad, ristse, üks on just ja et nagu ma rääkisin seal poolööl küsimuses, iga kirik on oma kohustusele suhtunud. No see ei ole tavaline, see on ebatavaline, et keegi soovib kirstumahtust, siis on kuidagi ohoo, et mis nüüd. Et muidu on tavaliselt krematsioon ja urniga. Ja see, mis rohkem ja rohkem nüüd hakkab tulema, on ju, et lihtsalt tuhku pannakse kuskil mätta ja kogu lugu. See ristimisnõu siin on hästi huvitav, sest et see on ju väga rikkalikult kaunistatud, kui seda vaadata. Tingsteede kirikus on üks vastav selline, aga see on nii raske kaanega, et seal on tehtud köiega kaane ära tõstmist
seadmed. Et meil on väga erinevad. Foore peal oli ju ilma kaunistatud üldse, see oli ainult kivi. Ja siin kappides on esemeid, mis on leitud siit põranda alt, näiteks kui siin on restauratsioonitöid tehtud. Need kirikud on väga huvitavad ja väga erinevad. Nad näevad samasugused väljakud vaadata, ka seestpoolt on väga erinevad. Ja nagu näete, sealt mul ei ole aknaid, naiste poolel. Meeste poolel on akna. Aga ainult. Mis see gaas on siis siin? Siia pannakse ju beebi sisse. Aga ma arvan, et me sõidame sinna Österpuurti juurde. Haljas alad, siin oli kunagi varem üks lõbustuspark, siin kus on muru praegu ja bussijaam. Aga ajad muutuvad ja asjad muutuvad. Ja nüüd näete siin vasakut kätt Visby veetorni. Korterid, need ei ole mitte päris ühiselamud, aga väiksed. Ja siin on nüüd näha, et see müüri ülemine ots on välja märgitud selliste greneleeringutega või grenelatsioonidega. Et arvatakse, et see on see müüri osa, kus kohast Valdemar Atterdaag oma vägedega sisse marssis Visby linna 1361. No ja siis ehitatakse uusi. Nii, et teile, kes nüüd siin maha hüppavad, ütlema siis aitäh teile teie kannatlikkuse eest seal praami järjekorras ja minu kiirustamisele. Sest kunagi ei tea, millal me praami peale jõuame. Aga ma loodan, et te olete midagi näinud ja et pettunud ei ole, et ei ole seda ja seda näinud. Nii et nüüd on väike boonus, et sõidame sinna Almedaleni pargi juurde igal juhul. So.
kes tahavad laeva minna, võivad ju teha seal nüüd. Ma astun välja. Ei mäleta. Ei tea. Seal on igal juhul jutt sellest, kus Hiiu kaupmehed Hiiumaalt käisid Visbyga tutvumas oma lotjadega. Selja taga on Visby merepoolne linnamüür ja see väikene veekogum siin keskel oli keskaja sadam. Siia sõideti. Seal on kivi, see piirab seda sadamat ilusasti tuulte vastu mere poolt. Sealt poolt oli ka sissesõit siia sadamasse, sealt mööda seda alleed bussiga sisse sõitsime. Nii et vesi oli ulatas ju niivõrd kaugele. Nüüd on ju maa on tõusnud, laevad on suuremad, kultuurilademed on peale tulnud niivõrd palju, et linnamüür paistab päris madal, eks ole. Ühe koha pealt siis ta on nagu välja kaevatud, et on näha, kui kõrged need lademed tegelikult praegu on, midagi meeter pool. Et siis oli vesi, sissesõit ühest kohast oli seal ja teine sissesõit oli torni, mida me ei näe. Puude taga on üks kivitorn, lambatorn või püssikogutorn. See oli esimene kiviehitis, me ehitati üleüldse Visby linnas 1161. Siis kui lepiti sakslastega, tehti tähendab kaubandusleping. Esimene, see mis oli see Hansaliidu algus, juba enne Hansaliitu. Nii vana on see kivimaja. Siis oli sadam. Linnamüüri ei olnud, seda ehitati alles hakati ehitama 1225 või midagi sellist. Umbes sama aegselt, kui esimene toomkirik valmis sai. See oli väga väike, see oli sakslaste kirik. Praegu ta oli väga-väga uhke, 3 torniga. Ehitati, see on niisugune, nimetatakse vale basiilikaks, kuna tal ei ole seda kõrget, kuidas öelda, neid kõrgeid võlve, vaid üleval on pöönil selle asemel, kus hoiti igasugu kraami. Ja seal on ikka veel igasugu kraami, mida näidatakse vahete vahel. Igal juhul siis hiidlased sõitsid sealt sisse ja Herman Sergo kirjeldab nüüd oma raamatus, et seal tõusid need laomajad, 40 tükki oli neid, eks ole, külje kõrval, nagu mingisugune tollaegne Manhattan. Olid siin Hiiu kaupmehed sisse ja tänavad olid kullast. Seda maapool, see sai hiljem panna. Siis oli linnus ületud. Tol ajal oli see Saksa bürgermeister ja Schotlandi bürgermeister. Tähendab liiga peal. Maha jäänud, mõned läksid jalgsi. Nii, siin on siis kongressisaal. Kõige suurem kongressi või kontsertsaal tegelikult. Suure lärmiga. Nii, otse ees on siis Visby südalinna väikene ujumiskoht ja saun. Ja ka nüüd see After Beach väärjendus. Siin sadamas muuseas saab õngitseda ja siit saab seda ümarmudilat. Ja, uja. Ja nii, et kui nii, ja varsti on meil ringi täis.
No nii. Ja soovin teile ilusat päeva jätku ja ilusat pidutsemist täna õhtul. Ja juhul, kui te vaatate nüüd laevas ka mingisugune reklaamfilme, siis mina olen üks näitlejatest seal. Kui need Gotlandi reklaamid on. Depois eu vi isso, tomou, isso, eu vou mostrar.